Aitäh! Tänan selle võimaluse eest, mul on väga suur au siin olla. Sissejuhatuseks ütleksin kõigepealt, et Eesti, olles maailma juhtiv digiriik, me loodame, et järgmine tehisaru saab olema ka juhtiv maailmas. See on oluline erinevus, me ei sihi enam selle, et olla maailma digiriik, sest on riike, kus digisüsteeme kasutatakse palju efektiivsemalt, mainiksime siin näiteks Hiinat. See ei ole meie tee. See ei ole Euroopa tee. Me oleme suunatud just vabade riikide digiarendustele, kus inimeste vabadused ja õigused on kaitstud. Ja see on nüüd väga oluline erinevus, mida silmas pidada. Me oleme astunud ka samme selleks, et seda eesmärki täita. Nagu te kuulsite, meil on justiits- ja digiministeerium. Selline ministeerium ei olegi nii levinud. Otsus võeti vastu 2 aastat tagasi ja põhjuseks oli see, et tehnoloogia on ju kõikjal olemas ja on nii palju asju, mida inimesed saavad teha tehnoloogia abil. Polegi piire. Ainus piir, mis meil on just juriidiline. Ehk siis mida me vajame, ei ole mitte digitaliseerimine, vaid meil on vaja ka innoveerida õigusruumi, panna need 2 asja kokku, et võimaldada palju paremat, tõhusamat, aga siiski väga põhjendatud ja inimõigustele ja vabadustele keskendatud süsteemi. Ja see on ka põhjus, miks need 2 valdkonda on Eestis kokku pandud ja see teekond on osutunud ka õigeks. Me uuendame paljusid seaduseid, et olla vastavatest nende eesmärkide ja põhimõtetega, mille suunas me soovime liikuda. Tehnoloogia ei ole iseenesest midagi paremat või halvemat kui inimolend. Võimalused on ju mitmekesised, need võimendavad nii halbu kui häid asju. Loomulikult me tahame võimendada kõike head ja mitte võimendada halba. 15 aastat tagasi, mul on 5 last, olgu siinkohal öeldud, kui Selveri kaupluse kett hakkas pakkuma ise teenindust, siis kui ma sisenesin poodi oma väikeste lastega ja panin 12 liitrit korvi ja 5 leiba, siis öeldi mulle, et automaatne kontroll rakendub ainult sellistel juhtudel, kui midagi tundub kahtlane või midagi tundub vale või ka selline juhukontroll on. Ja mina sattusingi juhukontrolli. Ma ootasin pikalt kaupluses, et kõike siis kontrollida lasta, läksin ka järgmisel korral poodi ja jällegi sattusin juhukontrolli. Ma küsisin, et midagi ei olnud ju viga. Ja mulle öeldi, et ei olegi tõesti viga, aga see on juhukontroll. 3. korda jälle juhukontroll. Ma ütlesin, et ei, mingisugune viga peab algoritmis olema. Ei, vastati mulle, meil on lihtsalt juhukontrollid. Ja ma ütlesin, et kui ma nüüd veel järgmine kord tulen, siis ma teen avalduse, et mind diskrimineeritakse. Ja ka järgmisel korral ma läksin poodi
ja saatsin ka poel kirja, et mind diskrimineeritakse. Kõigepealt saadeti mulle vastu kiri selgitamaks, et meil on ikka ainult juhukontroll ja siis ma palusin neil algoritme taaskord kontrollida. Ja siis öeldi, et jah, võib-olla tõesti mingi viga on, et teil on natukene teistsugune selline ostumudel kui meie teistel klientidel. Ja ma ütlesin, et perekonna vajadustest lähtuvalt mind ei saa ju diskrimineerida ja algoritm lõpuks muudeti ära ja see on ka üks näide sellest, et kui keegi ei arvanud, et midagi on valesti, ma saan väga hästi aru sellest loogikast, aga me samuti teame, mida tähendab kaudne diskrimineerimine. Ja see on see põhiline juhtlõng, et vältida kaudset diskrimineerimist. Mitte ainult tehnoloogia poolt, aga ka inimeste poolt, kes on seda tehnoloogiat loonud. Digiriik põhineb usaldusel ja vabadustel. Usalduse osas võrdne kohtlemine on üks põhialuseid. Inimesed peavad teadma, et neil on kontroll oma elu üle, et neid koheldakse võrdselt, kedagi ei diskrimineerita ei otseselt ega kaudselt. Et täita seda on võimalik väga lihtsalt teha algoritmidega, sest algoritmide üle on meil kontroll, aga keerulisem on masinõpe ja need mustrid, mida me kasutame tehisaru potentsiaali rakendamisel. Eestis seadusloome tegeleb ka nende valdkondadega ja andmekaitse samamoodi. Ja nii palju, kui teada, siis meil on ainsa riigina andmekaitse inimeste poolt ja see muutub ka kohustuslikuks. Ehk siis meil on valitsuse kokkuleppe, seadus on koostamisel, et kõik andmebaasid peavad olema jälgitavad inimeste poolt. Et kas keegi ametnik on näiteks vaadanud teie andmeid süsteemis, nii et te saate selle kohta märgu anda. Kui te ei ole Eesti äppi alla laadinud siis, ja ei ole ka veel oma andmeid kontrollinud, siis võite seda teha. Aga masinõppeprotsessid, et anda garantiisid, tagada täielik läbipaistvus, et inimesed saaksid kasutada ja rakendada loogikat. Me oleme näinud tehisaru tohutut efektiivsuse tõusu, see on väga positiivne, aga on ka terve loetelu asjadest, mida tehisaru ei suuda veel. Ja see nüüd on ka keerukas, ma jätaksin selle oma kõne lõppu, kuna olen kindel, et see on midagi, mille üle tuleb rohkem arutleda, kuna on tegemist keeruka asjaoluga ja see on, et tehnoloogia võimaldab valitsustel kontrollida, kas inimesed on head, eetilised, kas nad täidavad kõiki reegleid. Tehnoloogiaga on seda palju lihtsam teha. Toon ka väikese näite. Meil on AI-põhised kaamerad metsades. Nendega jälgitakse loomi, ehk siis tehisaru tuvastab looma näo ja koostab loetelu loomadest, kes on selle raja läbinud. Pool Eesti territooriumist on metsadega kaetud ja sageli juhtub, et ka inimesed lähevad metsa. Ja see on kultuuriliselt väga aktsepteeritav, et te lähete metsa, et teha pissipeatus. Ja võite jääda kaamera vaatlusvälja, sest te ei märka, kus see kaamera on. Ja meil on ka seaduses kirjas, et kui te pissite pargis, siis
teid võidakse karistada. Ja nüüd tehnoloogiaga oleks väga lihtne tuvastada selliseid asju ja sagedamini tuvastada teie nägu ja saata siis teile trahv 300 eurot. Aga seda me ei hakka tegema, me ei kasuta tehnoloogiat selleks, et kasutada seda selleks, et selgitada välja, kas inimesed on nii-öelda ebatäiuslikud. Ja põhjus on selles, et me tahame luua usaldust. Kuid samuti tehnoloogia võimaldab meil välja selgitada palju lihtsamini need valdkonnad või kohad, kus inimesed ei täida võrdsuse reegleid. Jällegi, kui palju me saame tehnoloogilisi võimalusi rakendada, selline küsimus on, et inimesi karistada. Ja see on küsimus, mille osas Eesti on teinud otsuse, et me ei kasuta tehisaru karistamise eesmärgil. Aga jällegi, ma arvan, et see on väga hea diskussiooni teema. Suur tänu ja soovin teile edukat konverentsi.